Igaüks meist tuleb siia maailma arenema, kuid väga sageli hakkavad inimesed arenema alles siis, kui nad seisavad silmitsi raskustega. Ja tihti on need raskused just need ülesanded, mille kaudu nad saavad teha teatud hüppe, jõuda oma elus tippu. Kuid mõnikord hakkab meil teistest inimestest kahju ja oleme valmis neid aitama. Vahel näeme ka, et inimene ei suuda mõista, milleks talle see raskus on antud. Ta lihtsalt kannatab, nuutab, piinleb ja loomulikult tekib soov ulatada abikäsi ning te teetegi seda. Siin on aga väga oluline mõista, kas teie abikäsi on talle päriselt abiks või viib see hoopis suuremate kannatusteni. Sest vaadake, kui te puutute kokku raskustega ja lükkate selle teise inimese kanda ning tema lahendab teie eest teie enda loodud probleemi, isegi kui te ei mõista, kuidas see tekkis, siis seisate hiljem silmitsi veelgi tõsisema ülesandega, veelgi raskema proovikiviga, kui oli eelmine. Seepärast, mu sõbrad, kui me ilmutame halastust, on kõige tähtsam mitte teha kahju. Tähtis on teha seda nii, et inimene mõistaks, milleks see raskus on, mida ta peab endas nägema ja mida muutma, et ta ei peaks sellega enam uuesti silmitsi seisma. Ja aidates teisi, esitage endale alati küsimus, kas me ei riku sellega tema eluteed, tema arengukulgu. Kui teie hing tunneb sisemist rahu, siis tuleb halastust üles näidata ja aidata. Kui aga näete, et lahendades inimese eest tema enda ülesande, selle, mille eest ta seisab, te hoopis kahjustate teda, suunate teda tegevusetuse, laiskuse, enesearengu vältimise ja teiste ärakasutamise poole, siis te ei aita teda. See ei ole halastus, see on hoopis kõiksuse seaduste rikkumine. Et õppida sellist analüüsi tegema, tuleb teil endal omandada tarkus, saavutada sisemine küpsus, kus te intuitiivselt tunnete, kas teie tegu, otsus ja halastus on inimesele abiks või viib see teda veel suurematesse raskustesse. Olge siis targad, arenege, laiendage oma teadvust. Ärge istuge käed rüpes, selleks pole enam aega. Kas te tegutsete ja elate või maailm hukkub?